suur tänu Enutile ja naisettevõtjatele, kellega tõesti koostöös oleme seda teemat lahanud ja iga aastaga järjest rohkem nagu jõudnud süvitsi sellele arusaamisele, mida saab teha. Ja oleme ka jõudnud selleni, et ega alati ei pea valitsuselt neid asju küsima, vaid saab vahel teha ka ise midagi. Ja oleme ka ise neid asju teinud, mida me ise saame teha. Et suur tänu selle eest. Kutsun siia Katri Sotsiaalministeeriumist, Siim Krusell Statistikaametist, Marek Sammul Rokke, praegu tule suu peale, Tartu Ülikool Kakke. Ja siis Heiko Kross, CV Online. Ma just vaatasin ka seda soolist tasakaalu, et ütleme siin laua taga me seda ei saavuta, aga kui meil räägivad aktiivselt kaasa Milvi Tepp Parest, Riina Piigli Eenast ja Reet Laja Enutist ja ka Ülle-Marike Kapp, et siis juba läheb natuke paremasse seisu. Püüame teil anda rohkem aega rääkimiseks, et siis oleks ajaline tasakaal vähemasti paigas. No vaatame, kas Milvi jõuab, seda on parem konverents ka. Nii, aga siis ei olegi meil muud teha. Tõesti väga meeldiv väitlus oli. Me saime siit väitlusest väga palju selliseid argumente, millele me saame ka oma vestluses tugineda. Ma kõigepealt siis küsin Katri Eespere Sotsiaalministeeriumist. Kuidas teil siis selle avalikustamisega on? Riigisektor, palgad avalikud, kus see palgalõhe siis teile ikkagi sisse tuleb ja mida te oma majast ette selleks, et seda nagu välja juurida? Tere minu poolt ka kõigile ja aitäh selle huvitava väitluse eest, et sealt käis tõesti läbi palju mõtteid. Avaliku sektori või täpsemalt siis avaliku teenistuse puhul on ju selles mõttes palkade avalikkusega suhteliselt hästi, et ametnike palgad ongi avalikud, et neid võivad kõik vaadata ja näpuga järge ajada, et kes kui palju saab, mis ei ole avalikud, on need inimesed, kes töötavad lepingute alusel, eks ju, avalikus teenistuses, et nende palgad ei ole avalikud. Mida me teeme, et selge on ka see, et avalikus teenistuses palgalõhe ongi kõige väiksem, et kui me võrdleme, ütleme sektoreid, eks ju, võtame avaliku sektori või erasektori ja kui me veel selle avaliku sektori võtame juppideks, et siis avalik teenistus selgelt ongi see, kus lõhe on kõige väiksem. Aga mida me teeme, mul tuli selline mul oli huvitav kogemus lihtsalt, et kui me igal aastal valmistame Sotsiaalministeeriumi poolt ette võrdse palga päeva ja kogu seda temaatikat, siis, ja muu hulgas teeme tööd selleks, et see teema läheks meediasse, siis sellel aastal esimest korda selgus selline huvitav tõsiasi, et palgalõhe kui probleem ei ole enam uudisväärtusega. Et tagasiside, mida me saime, oli see, et kõik ju teavad, et see probleem on olemas, et siin ei ole sellest mõtet enam rääkida, et mis see on ja mis see teeb ja kui paha see on. Ja see oli minu jaoks oli see tegelikult uudis. Ja ma tükk aega mõtlesin, et kas see on nüüd positiivne uudis või negatiivne uudis, et me oleme hästi palju panustanud sellele, et selgitada, et mida see probleem tähendab ja keda ta mõjutab ja kuidas mõjutab. Ja nüüd järsku sellel pole enam uudisväärtust, sest kõik juba justkui teavad. Ja siis ma jõudsin nagu iseendas aruteluga selleni, et tegelikult on see võib-olla positiivne uudis. Et nüüd on jõudnud kätte see aeg, kus me siis saame hakata keskenduma rohkem lahendustele. Et me ei pea enam nagu selgitama probleemi, vaid okei, et kõik teavad, et see on olemas, kuigi võib-olla see on kaheldav, eks ju. Aga et põhimõtteliselt saab nagu selle arutelude fookust viia sellele, et mida siis on vaja teha. Ja palkade avalikustamine viisil või teisel või kolmandal, sest see ei ole ka selline ühtne nagu kirvega lajatamine, et seal on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda teha, on üks nendest, aga üks. Et see üksi ei lahenda seda probleemi ära. Küsin kohe siia järgi, et teil on majas, kuna ma olen teie majas viibinud ja seda asja arutanud, teil on majas teemaks seesama auditite läbiviimine, avalikustamine, ehk siis mingit laadi, pehmed laadi avalikustamine, palkade avalikustamine. Kuidas sellega läheb? Palgaauditite teema on tõesti mitte ainult meie majas, vaid ka erinevate ministrite vahel väljaspool meie maja teemaks. Ja see kerkis tegelikult seoses selle sama heaolu arengukavaga, mis
mis hetkel on liikunud Riigikokku, et ka seal saaksid inimesed kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Ja on selge, et pooled, eks ju, on ütleme pooled, kes leiavad, et vähemalt avalik sektor peaks näitama eeskuju, tegema soolise analüüsi palkade kohta ja selle pinnalt ka mingeid järeldusi. Et vähe kasu on sellest, kui sa lihtsalt kogud andmeid soo lõikes ja sa ei tee nendega mitte midagi. Ja selgelt on ka pooli, kes seda ei toeta. Nii et mingis mõttes, eks see selline eks see algne idee on selline, mis tihtipeale saab kas siis valitsuse tasandil või ütleme ka ministeeriumite vahel natuke lahjendatud. Et mis sealt nüüd lõpuks pärast arutelusid sisse jääb, on veel hetkel mitte teada, aga teada on küll see, et vähemalt avalik teenistus on see, kes hakkab tegema neid palgaauditeid ja selle pinnalt ka järeldusi ja nii-öelda avaliku teenistuse palgaauditite tulemused võetakse kokku, selle pinnalt tehakse ettepanekuid ja neid ettepanekuid tutvustatakse ka valitsusele. Aitäh. Siimu käest ma küsin kõigepealt selle küsimuse, mis siin ka käis läbi, eks ole, privaatsus. Et sina tuled ka avalikust sektorist, kuidas sinu privaatsus on siis kahjustatud, et sinu palk on võib-olla avalik, ma ei tea, kas sa oled ametnik või töötegija, töötaja. Kas sa oled privaatsus riivega või ei ole? Palganumber on tõepoolest kuskil Exceli failis olemas, mis on avalikult väljas, et privaatsuse riivet ma hetkel ei tunneta nagu niimoodi. Ja siis teine küsimus muidugi on see, et kuidas on teil läinud Norra projektiga, mis tegelikult seda palgalõhet ju väga põhjalikult uuris erinevates sektorites. Jah, Norra projekt oli üks hea projekt, mis siis keskendus soolise palgalõhe või siis ka ebavõrdsuse uurimisele. Ja selle projekti käigus ilmus suur hulk analüütilist materjali, mis seda teemat käsitleb, tehti ka andmetega tõsist tööd ja siis meil on siin lõppjärgus ka edasise mõõtmise strateegia. Et kus siis ütleme, järgnevateks aastateks paika või ütleme, üritatakse nii-öelda luua tingimused, et palgalõhe ja soolise ebavõrdsuse mõõtmine ja uurimine ikkagi püsiks nagu järjekindel. Ja kui nüüd rääkida sellest statistikameti rollist üldse, et palgalõhe temaatika juures, siis et eks meie nagu selline roll lõpeb seal ära, kus algab poliitikate tegemine, et mina küll analüütikuna väga hea meelega nagu tahaks alati ka lahendus välja pakkuda ja tihtipeale ma ka oma analüüsides nendele viitan. Aga jah, et selleks, et lahendus välja pakkuda, peaks olema kindel selles, et see nähtus, mida me mõõdame, et siis see oleks ikkagi selline nagu ta on. Mitte, et ei oleks nagu teistsugune. Jah, palun. Kiiresti sekkuda, kui ei tea, kas hiljem jõuab küsida, et kes peaks nüüd neid andmeid siis tellima teie käest tulevikus? Mis plaan teil on? Andmeid tellima? Jah. Ma saan aru, Statistikaamet seda ise ei hakka edasi tegema või kuidas? Noh, jah, et ega ma nüüd, ma võib-olla natuke keeruline sellele vastata, sest kuna ma ise ei kuulu nende otsustajate ringi, kes raha jaotab ja neid otsuseid teevad, aga eks siin on, kui ma niimoodi vaatan, siis kes hoiab seda Statistikameti eelarvet, et oleme rahasüsteeriumi allasutus ja kui sinna eelarvesse ilmuvad vastavad numbrid, et selleks, et seda lõhet edasi mõõta, siis mõõtmine toimub, et loodetavasti need käivad ka sinna ilmumas. Aitäh. Marek Sammul, Tartu Ülikooli uuringukeskusest Raken. Et olete te ka visanud silma peale sellele küsimusele palgalõhe, et mida te olete avastanud, mis on need? Ma tean, et meil just asja oli juttu, et ei ole päris nii, et kõrgema sissetulekuga naised meelsamini sünnitavad. No see oli ääremärkus, aga
ja meil tegime ka ühe analüüsi, tellisime käest erinevaid palgalõhe arvutamise viise, et kuidas palgalõhet võiks mõõta. Osutus, et me saame väga erinevad tulemused, kui me kasutame erinevaid andmestikke ja ka arvutusmeetodeid. Ja natukene siis püüdsime ka seda palgalõhet selgitada, et mis komponentidest ta koosneb. Üks lühikene repliik siin eelnevalt kõneldule, et seda Eurostati palgalõhet Eestis väga hästi rakendada ei saa. Et ta küll riike võrdleb, aga meil ta jätab väga suure hulga ettevõtteid ja väga olulisi sektoreid Eestis välja, nii et me peame siin ikkagi kasutama oma Statistikaameti andmeid ja see mõnes mõttes on ka nagu meeldiv, et palgalõhe väheneb. Jääb järgi ainult veerand, 24% seda täpsustada. Võib-olla täpsustaks, et just selle oma vähenemise külje pealt, et ma oleks kindel vähenemises siis, kui see langus on toimunud 3-4 aastat või isegi 5. Et siis me näeme nagu trendi. Ei, ma mõtlesin seda, et võrreldes Eurostati väiksem. Kui me vaatame ajalist trendi, siis meil ei ole mingit muutust. See on vastupidi, see on väga oluline, et meil ei ole siin mingisuguse 5 aasta jooksul praktiliselt palgalõhe Eestis muutunud. Ei ole, jah. Ja see on päris huvitav, et see teadmise kasv, see on väga hästi toimunud ka tänu mitmesugustele projektidele, mis on hästi edukalt läinud, et see sama palgalõhe avalikustamine või need tillilõhe leivad seal või tillita lõhe leivad ees laua peal. Et need on olnud väga edukad, kõik teavad, et palgalõhe on olemas, aga muutusi midagi veel nagu sisulisi muutusi toimunud ajas ei ole. Et ja noh, eks seal need muutused ongi selles mõttes järgmine oluline samm, et kuidas neid siis hakata saavutama, et praegu me tõesti teame, et seda, mida me suudame arvutada välja, see ütleb, et kõige olulisem komponent palgalõhes on ilmselt see sektorite kaupa jaotumine. Segregatsioon, kahesugune segregatsioon, eelkõige siis sektorite vahel ühtepidi, kus siis nii nagu siin ennem käis ka läbi, et osa inimesi on leti taga tööl ja teised inimesed on mujal või naised ja mehed on erinevates kohtades tööl. Aga teine moment on siis see vertikaalne seal juures, eks ole, kus seesama pangandus on väga uhke näide, eks ole, et kus tellerid on valdavalt siis väiksepalgalised naised ja üleval kontorites istuvad kõrgepalgalised ülemused. Nii et need on need asjad, mida me suudame mõõta, aga osutub, et see, mida me ei suuda mõõta, seda on tegelikult ikkagi rohkem ja kõik need isiksuste vahelised erinevused, inimeste enda vahel erinevused. Ma ei tea, kas see, et naised on siis tagasihoidlikumad või see on küsimärk, eks ole, praegu siin, et see on niisugune laialt levinud hüpotees, et nad ju küsivad vähem palka, eks ole, seda korra on mõõdetud Tartu Ülikoolis ja leiti, et see selgitab palgalõhest mingi osa, ma peast ei mäleta, mis osa, et seda on Tartu Ülikoolis tegelikult mõõdetud, kahjuks jah, seda arvu ei mäleta. Ja siis sinna otsa seesama diskrimineerimine, seesama stereotüüp, eks ole, mis siin praegu videos läbi käis, need on väga olulised ja need on tegelikult siis niisugused asjad, mida me praegu mõõta ei suuda. Võib-olla natuke lühidalt täiendaks, et täna nagu Eestis tehtud palgalõhe analüüsi suhteliselt uute selliste andmebaaside pealt ja tehtud igasuguseid mudeleid, aga mudel näitab just seda, mis tunnused sinna sisse paned ja kui selles andmebaasis ei ole teatud nii-öelda inimeste käest, asju, mida inimeste käest on küsitud, siis jah, tõepoolest, et mida ei ole küsitud, seda ei saa ka muuta. Ma korra küsin teilt võib-olla mõlemalt, et mina just tulen erasektorist ja meil on ka konkreetne selline nii-öelda lahendus, mis on palgad.ee leht, mis siis vaatab konkreetselt positsioonide kaupa, et missugune on see palk ja me saame ka naised-mehed niimoodi eraldi lüüa, eks. Et kas te analüüsite selliseid suuri nagu andmeid ehk et maksimum te saate selle laiali lammutada nii-öelda valdkondadeks või te tegelikult näete ära ka, et konkreetsed positsioonid. Sest et kui me räägime valdkondadest, siis ma näengi, et maksimum valdkondadest, kui me räägime mees-naine, siis tegelikult need on nii suured stereotüübid juba, et seal
neid mõjureid on nii palju, mis lõpuks panevad siis paika, missugune see suhe omavahel on. Nii-öelda soolõhe siis, või see, palgalõhe. Nojah, siin on küsimus selles, kui detailseks me saame minna, jah. See oleneb ilmselt ka sellest sektorist, mida mõõta, et selle sama nagu avaliku teenistuse puhul, kus on olemas tööpered, et seal nii-öelda see tööperede täpsusega vaadata, et mis ütleme seal, kas on palgavahemik või palgad, see on võimalik, aga et see täpselt see, et kui me räägimegi palkade avalikustamisest või üleüldse palga audititest, et millega nii-öelda erasektor meile kohe kallale tuleb, eks ju, riigile ongi see, et ei ole mingist sellist ühtset nagu võrreldavat alust, eks ju. Ja et sellest tekib siis tohutu halduskoormus, et hakata nagu mingisugust ühist alust nagu looma ja kuidagi analüüsima. Sest minu arust see ongi probleem, et me räägime siin väga palju valdkondadest, et jaa, okei, siin valdkonnas on selline lõhe, aga samas ongi see, et me ei tea ju, kuidas panganduses siis need jaotuvad. Mis positsioonidel töötavad mehed, kui palju on juhtivatel positsioonidel, kui palju on, ütleme, telleritena, naisi tööl ja nii edasi. Sellele vastad. Siin tahab. Natuke täiendab, me tegime siin, ise vaatasin. Siim. Saalist üks täiendus. Lihtsalt selle sama Tartu Ülikoolis tehtud uuringu kohta. Kui ma nüüd ei eksi, siis nemad suutsid välja selgitada, et põhjendatud on 4% palgalõhest. Eestis kokku? Jah. See on suurem kindlasti. See on 4% punkti selles mõttes, et 24% umbes 4, see tähendab siis, et kui me nüüd võtame protsentarvutuse, siis kuskil, eks ole, ütleme hästi jõhkralt veerand. Me suudame palgalõhest selgitada veerand, et see on siis 24% punktist 4% punkti. Seda pidi arvutades. Siim ja siis Ülle. See on ikka väga väike. See on väike. Siim Ülle-Maris, kes ma tahan täpsustuse anda panganduse kohta. Et ma ise siin mõni aeg tagasi, oli küll ise 2 aastat tagasi, kus rahvarohendus andis ka selliseid harukordseid võimalusi nagu detailselt asju vaadata. Ja me panime kokku rahvarohenduse andmeid ja siis Maksu- ja Tolliameti töid ja tulu. Et siis sai vaadata ka neid ameti üsna nagu detailsete ametite lõikes, kas ja kui suur see palgalõhe on. Ja ausalt öeldes oli neid väga vähe neid detailseid ameteid, kus seda ei olnud. Et seal oli mingid turumüüjad ja mis seal olid, aga et väga üksik, kus ei olnud asi nagu meeste kasuks. Et ka detailses lõikes olid ikkagi need vahed sees. Et ühesõnaga see, kui me räägime sellest 24% suurusjärgus või 25%, siis see on nagu üldine, et mehed naised. Ja nüüd, kui me võtame siis läheme sinna sisse, siis eks ole, lisame selle sektori, see annab meile 4% selgitust, eks ole, siis meil jääb 20% järgi. Ja nüüd, kui me läheme niimoodi detailidesse, siis tegelikult neid sammusid nagu väga palju ei ole vaja teha, või et jõuda selle punktini, kus nad enam mitte midagi ei selgita. Näiteks me jõuame õige pea laste arvuni ja selliste teguriteni, mis enam ei selgita palgalõhet. Sest kui ma ühe detaili lisaks veel numbrina, et me ise oleme ka analüüsinud just selle CB Online'i palgad.ee lehe põhjal ja sealt tuli siis välja, et sama töö, ehk et meil on konkreetselt näiteks turundusjuht, turundusassistent, ma ei tea, poemüüja ja nii edasi. Me võtsime konkreetsed positsioonid, mehed, naised, kuna andmete hulk on niivõrd suur, et seal on, nüüd on juba ligi 50 000 inimest vastanud. Et siis me lihtsalt 53 50. Jah, et ühesõnaga, et selle pealt juba saab teha järeldusi ja mis me nägime, et ma toon konkreetsed arvud siis, et oli nii, et kui mees saab selle konkreetse töö eest 1000, siis naine saab 890 eurot. Ja siin on see, et lihtsalt need haridustasemed, et see erinev nii-öelda taust, et see enam-vähem ühtlustub ära. Jah, seal võib olla mingisuguseid sellist statistilist viga, aga see näitab seda, et see nii-öelda põhjendamatu osa või mida me ei oska vähemasti nagu matemaatilise valemi abil analüüsida, on see 110 eurot. Et kus see tuleb, mis see on? Ja mina ütleks ikkagi selle, et esimene asi on teadlikkus, et kust inimesed saavad seda infot, et selles mõttes me püüame selle palgad.ee lehega seda infot anda, aga tegelikult ongi täpselt sama lugu. Siin samas videos oli ju näha, et jah, naine ütles, et et see mees ütles mulle, aga kui tihti see mees ütleb sulle, et võt mina sain 4
ja siis sa tead. Oleneb vist töölepingust, et kui see tööleping ütleb, et sa ei tohi palka, eks ju, nagu kellelegi avalikustada, siis sa ei tohigi seda teha. Aga mõtlen, et Ülle, ma tahtsin öelda, et esiteks see on täielik müüt, et palgad peavad olema salajased. Seda pole üheski seaduses kirjas. Tööandja ei tohi avalikustada ja tööandja ei tohi levitada nende informatsiooni. Aga seda, et inimesed ise võivad rääkida, see ei ole. Teiseks on norm, mida nüüd kahjuks ei ole, on poliitiliselt ignoreeritud, aga põhimõtteliselt on see kirjas, et tööandja peab teavitama, kuidas on olukord selle soolise ebavõrdsusega. Me ei räägi palgalõhest, eks see on üks indikaator. Me räägime soolisest ebavõrdsusest. Ja ma ütlen, et kui minna lasteaia lapse juurde ja küsida, kes on tähtsamad, poisid ja tüdrukud, siis nad kõik ütlevad, et poisid on tähtsamad. Katsuge seda mõõta. Et me räägime erinevatest tasanditest, et üks on ettevõtja A peab tema tegema selle palgamääramise süsteemi, mille alused on avalikud, et kõik teavad, mille eest makstakse. Ja ettevõtja B võib teha enda oma, aga need alused peavad olema. Ja see üks ettevõtja peab oma ettevõtte sees tagama selle, et võrdse ja võrdväärse töö eest makstakse palka. A ja B ettevõtjad võivad maksta erinevaid palkasid. Et me tihti ajame need kaks asja sassi, me oleme selle tööandja tasandi ja siis soolise ebavõrdsuse tasandi. Aga vaata, seal on ju... Et me ei saa minna alati individuaalsuse indiviidi peale ja põhjus pole mitte see, et naised kardavad. Põhjus tuleb otsida, miks nad kardavad. Ega seal on ju see konks ka, et sul peab olema siis ettevõttes, eks ju, tööandjana nagu läbimõeldud palgasüsteem, et kui sul on palgad avalikud ja et sa suudad põhjendada, et miks need sellised on. Palgad ei pea seejuures olema avalikud palkasid, siis tuleb avalikustada mingi töötajate gruppi. No jaa, sa ei pea nimeliselt panema, see ei ole see teema, eks. Aga see tuleb läbimõeldud ja põhjendatav. Nii et järgmine küsimus on, miks Eestis ei täideta seadusi? Kuna meil siin on ka Liina Osila oli siin Praxisest, kes on seal ma näen, et nad kaasasid ametiühingud ka oma projekti, mis uuris seda palgalõhet tervishoiusektoris ja pangandussektoris. Üks informatsioon, mis just pangandussektori kohta välja tuli, ongi see sama segregatsioon. Tegelikult see ei ole meeste poolt domineeritud selles mõttes, et enamus töötajad on naised. Aga täpselt nii palju, kui on rohkem naisi, rohkem mehi ülemistel korrustel, täpselt see pyramid on nagu vindi peale saanud ja tõepoolest see Liina võib-olla oskab ise kommenteerida paremini, et kui palju see selgitab seda, aga see tähendab ka seda, et palgalõhega võib saa võidelda, eks ju, seda, et samal ametikohal oleks sama palk, vaid sa pead minema ka selle küsimuse juurde, miks naised tegelikult selles redelil ei liigu. Miks naised ei liigu ütleme elualade lõikes, miks naiste alad on nagu ette nagu odavamad ja kõik muud sellised muud küsimused, et miks mehed ei lähe naiste alade? Et nende teadmiste baasilt on tegelikult siin ka saadaval teile ametiühingute 10 soovitust palgalõhe vähendamiseks, et te võite sealt võtta, siin on neid võetud tõesti nii sellest avalikustamise seisukohast kui ka sellest samast, et naiste alasid peaks palku tõstma, lasteaiad, haridus, kultuur ja muid selliseid punkte, et ega ei saagi ühe meetmega. Aga meil on tegelikult nüüd ütleme, üks inimene on jätnud oma selle esimese sissejuhatuse tegemata, juba läks reageerima. Heiko Kross, CV Online, et te tõepoolest palga eest juba rääkisite, aga mul on selline kiuslik küsimus ka, et kas te oma majas olete valmis avalikustama oma palgad näiteks? Konkreetselt nagu nii-öelda ettevõtte. See on üks küsimus ja teine kiuslik küsimus, et kas te olete valmis kirjutama kohustuslikuna, et ilma palganumbrit avalikustamata ei saate kuulutust üles panna. Okei, no võtame järjekorras. See, et majas sees palganumbrid avalikustada, no ütleme, ma arvan, et inimesed mingil määral niikuinii aimavad seda, et umbes kuidas ta on. Kui nüüd nii võtta, eks ta on ootamatu küsimus, eks, et mõelda, et jah, mina nii-öelda indiviidina, eks, et kas mina seda tahaks. Ja just erasektoris, kus see tegelikult, ütleme, on suhteliselt lühikesed käed öelda ettevõtetele, et okei, nüüd te teete seda. Iseenesest minul isiklikult selle vastu midagi ei oleks. Seal võib tekkida natukene paksu verd küll, et okei, et miks tema saab nii palju ja mina nii vähe. Ja eks inimene ikkagi, võib-olla ta mõtleb, et et me töötame mõlemad 9-5,
et noh, kohati lihtsalt need positsioonid on nii erinevad, et kohati võib-olla ei olegi seal see nii-öelda palgalõhe ei ole peamine, mis fookusesse nihkub, vaid on see, et okei, miks mina saan vähem, miks tema saab rohkem. Et ja see võib tekitada natukene sellist nagu halba õhkkonda. Ehk et põhimõtteliselt mina oleks selle poolt, sest ma tahaks näha, mis saab. Et selles mõttes ma arvan, et kõik organisatsioonid tegelikult elaks selle üle. Nad elaks selle üle, et siis tekiks hoopis teistsugune debatt. Olen nõus sellega, et see ainult avalikustamist ei piisa, on vaja ka seda debatti, mis sellele järgib või seda teha võimalikult intelligentselt, et mitte seda kadedust ette sinna siis tuppa. Ma arvan, et päris kõva torm toimuks pärast seda. Et selles mõttes, kui seda tehtaks mitte ainult ühes ettevõttes, vaid üldiselt. Et ma arvan, et see oleks päris kõva revolutsioon ja need debatid peaksid toimuma. Võib-olla nad toimuvad esialgu väga emotsionaalsel tasandil ja pärast nagu minnakse juba natukene rohkem nagu nii-öelda. Mina olen seda korra näinud, mis siis saab asutuses, kui need palgad niimoodi avalikuks tulevad ja tõesti oli esimeses raksus oli see täpselt nii nagu sa ütlesid, et selle korraks oli küsimus, et aga miks tema nii palju saab ja kui esitatud argumendid olid nagu rahuldavad, seal olid mingid erinevad tööülesanded, erinev haridustase, natukene niisugused, ühesõnaga tegelikult oli nagu objektiivne olukord, siis see leebus. Ja kui need tulid palgad avalikuks, siis vähemalt tolles organisatsioonis ei olnud selgelt nähtavat soolist palgalõhet. Oli küll niimoodi näiteks, et jah, esimese 4 tugevama, suurema palgasaaja sees oli, esimese 5 hulgas oli 3 meest, aga alumise 5 hulgas oli ka 3 meest. Nii et need selles mõttes ta jagunes täitsa niimoodi võrdselt. Ja see on tegelikult teine aspekt ka, mis mõnes mõttes on ka hea, et ta mingil määral võib-olla kannustab ka inimesi, et sa vaatad, kohati see on hea, et inimesed püüavad võib-olla liikuda siis sinna, kus on paremad palgatingimused. Et see muudab muidugi raskemaks nende kohtade täitmise, kus on madalam palgatase. Mingil määral seda niikuinii teatakse ühiskonnas ka üldiselt. Aga jah, ja siis teistpidi võib-olla tuleks ettevõttes ära vastata, et miks ma saan sellist palka oma kolleegidele. Et ma näen, et seda tegelikult saabki objektiivselt täitsa põhjendada, et miks, et kui inimene näiteks assistent ei ole suuteline tegema juhi tööd, kõiki neid tööülesandeid täitma, siis võib-olla ta saab sellest ise aru. On mingid inimesed kindlasti, kes mitte kunagi ei taha sellest aru saada, sest mina ise olen fookuses ja et kui teised saavad rohkem, et siis ma ei saa sellest aru, ma ei saa aru, miks. Aga tekib muidugi see sotsiaaldemokraatlik küsimus, et kas juht teeb ikkagi 2 korda või 3 korda rohkem tööd kui assistent, eks ju, aga see on juba järgmine võtnud, aga üks küsimus ei vastu, teine küsimus ei vastu. Et ma tahtsingi selleni jõuda. Et see on umbes selline, ma muidu olen sellega täiesti nõus, aga lihtsalt, et me ei ole selline, meil on monopol ja me ei saa teha otsust tööandjate eest. Ja teine asi on ühiskondlik valmisolek. Et selles mõttes, kui me ütleks, et tänasest päevast alates, kallid sõbrad, kliendid, on asjad nii, et kui te palka ei pane töökuulutusse, siis te ei saa avaldada. Siis nad mõtlevad, okei, et aga mis ma siis teen. Neil on erinevad alternatiivid, mis nad siis võivad teha. Et me ei ole nende ainus valik, et sel juhul peaks kõik selliseid töökuulutusi vahendavad kanalid, põhimõtteliselt kõik kanalid Eestis, ütlema, et te ei saa töökuulutust avaldada, kui seal ei ole palganumbrit. Ja võt siis see muutuks. Või teine võimalus on siis ühiskondlikus plaanis, kui see muutub et see on enesest mõistetav, et nagu anglo-ameerikalikes riikides on, et sul on töö ja sul on tasu ja see on reeglina välja toodud, et
nüüd ongi see küsimus, et miks meie nii-öelda kultuuriruum on pisut teistsugune ja miks me ei ole pannud sinna seda hinnalipikut külge. Seal on erinevaid poolt ja vastu argumente. Et selles mõttes kohati ongi see, et ja osad neist on väga pragmaatilised. Et üks, sa ei taha, et su konkurendid saaks teada, mis on sinu palgatase, sest et muidu nad võib-olla panevad +5% ja hakkavad endale meelitama inimesi. 2, sa ei tea, kas sul on olemas mingid väga head kandidaadid, kelle puhul sa oleks nõus võib-olla natukene püksirihma pingutama ja leidma see 100 või 200 eurot lisaraha kuus nii-öelda palgafondi. Ja seal on tegelikult analoogseid argumente on veel, et selles mõttes tegelikult see rodu on päris pikk nii ühelt kui teiselt poolt, et miks neid siis avalikustada, miks mitte neid avalikustada. See mitte ei ole see, et tööandja on liiga mugavad pingutama selle nimel. Te tõite need komponendid välja, et kas 5% oma tööd ise auditeerima, mis on põhjuseks, et nendel on 5%. Meie ettevõtjad on mingil määral siiski liiga mugavad. Ja väga hea küsimus. Muidugi see taandub. See võiks olla turumajandusele. Me jõuamegi sinna välja, et on Eestis on tegelikult enamik on sellised väikse ja keskmise suurusega ettevõtted, kus ja see on järgmine nii-öelda argument siis, miks mitte seda teha. Ma ausalt öeldes isiklikult olen ikkagi pigem palkade avalikustamise poolt, sest ma lihtsalt näen nagu mõlemad poolt ja vastu argumente. Aga lihtsalt küsimus on selles, et paljud ettevõtted ei suuda turgu analüüsida. Et kui on väike ja keskmise suurusega ettevõte, siis nende põhitöö kulub sellele, et saaks kliendid teenindatud. Et me ei analüüsi seda, et kas meie, ütleme, turund, ma ei tea, mis iganes müügiinimesed on ala või üle makstud, et nad enam-vähem vaatavad, et kui tööjõu voolavus läheb suureks, järelikult me peame midagi tegema, et nad reageerivad, mitte nad ei planeeri ette. Et see on kahjuks pahatihti see nii-öelda viis, millest lähtutakse. Ja muide tööjõu voolavuse ja inimeste töölt äramineku üks peamisi põhjusi on juhtimisvead. Ja olematu palgapoliitika või läbimõtlematu palgapoliitika või selle puudumine üldse on kindlasti üks juhtimisvigadest. Aga mida ma tegelikult tahtsin kommenteerida on see, et üha rohkem räägitakse sellest, et töötaja ja tööandja on turul võrdsed osapooled. Ehk et me ei peaks rääkima ainult sellest, et tööandja valib töötajat, vaid pigem on see, et töövõtja valib endale tööandjat. Ja kui me vaatame nüüd töövõtjate huvisid, mida uuringud näitavad, on see, et üle 90% tahavad kõigepealt teada töötingimusi, mille hulka käib ka palk. Et kui vaatan mingit värbamiskuulutust, eks ole, et ma kõigepealt vaatan, mis töö see on, mis ülesanded on, aga ma tahan teada, et mis on see pakutav palgatase. Kui see jääb alla minu enda jaoks pandud miinimum, ma ei hakka kandideerima. Ma nagu nii-öelda säästan enda aega, säästan selle tööandja aega ja raha on ja ehk et see oleks tegelikult ka nagu efektiivne ja sealhulgas kulu efektiivne, kui see nii-öelda palgatase või mingisugune vahemik oleks seal juba värbamiskuulutuses tegelikult sees. Ülle, Marik ja Marek siis. Jah, ma tahtsin öelda seda, et me jäi võib-olla kõlama, et niimoodi tööandja peale lähme, et ega nüüd meie samadel väikeste ettevõtete, nendel tööandjatel, kes tegelevad igapäeva probleemidega, ei ole ka kuskilt võtta seda, et mingisuguseid aluseid, mille alusel tööväärtust hinnata. See on ikkagi niisugune mehhanism, mis peaks olema välja töötatud. See tuleb aasta lõpuks. Et see peaks olema, aga see peaks olema üldiselt erinev eri valdkondade jaoks. Aga ma arvan, et seda, et palgavahemikud oleksid teada üldse kuskil, et see on nagu, see peaks olema ka riigi kohustus, seda ei pea nüüd siin see üks ettevõtte avalikust. Et üldiselt on teada, et kui ma lähen seda õppima, seda eriala, siis minu palgad kujunevad selliseks. Praegu on näiteks noored totaalselt pimed, nad ei tea, nende palgad peavad kujundada eelarvamuslikult ja stereotüüpselt arvavad, et ma lähen sinna, ma ei tea, majandusjuhiks kuskil, mis nagu palgad. See info muudub. Et siin üks väike repliik kõigepealt ette, et see, mis me siin ennem rääkisime nendest inimeste solumist ja asjadest, et siin lahendus on hästi selgelt ikkagi see, mis Helle-Marik ütles, et tuleb panna nagu koondinfo avalikustada. Kellel ei ole tegelikult vaja avalikustada, mis on Peetri ja Anu palk. Piisab sellest, et kui on koondinfo, et näiteks selle ettevõtte seda tööd tegevad inimesed, eks ole, siis mehed, naised. Küsimus on selles,
meil on need väikeettevõtted, kus on 5 inimest võib-olla tööl ja mis sa siis seal koondad. Turundusosakond, 1 inimene, eks, turundusosakonna keskmine on selline tase, eks. Aga ma reageerisin ennem sellele märkusele, et põhimõtteliselt peaks töövõtjad ja tööandjad olema nagu võrdsed tööturul, et see kehtib ainult kvalifitseeritud tööjõu kohta. Et need inimesed, kellel on hea haridus, hea amet ja ka mingisugune seljatagune, nemad saavad tõesti valida tööandjat enamasti Eestis, et nende järgi on nõudlus. Aga suur osa palgalõhest konkreetselt tuleb sellest hulgast inimestest, kes teevad tööd miinimumpalgaga. Neid on 10% naiste hulgas ja 4% meeste hulgas. Et mehi on neid oluliselt vähem. Ja nemad ei saa valida. Selles mõttes neil ei ole seda seljatagust. Nad saavad valida, et kas ma töötan miinimumpalgaga Rimis või miinimumpalgaga Maximus, eks ole, sisuliselt. See on kogu nende valik. Ja, palun küsimus. Kui suur see kohort oli enda respondentide arve teie uuringus? Me ei teinud ise küsitlusi, vaid kasutasime olemasolevaid andmeid, mida Statistikaamet hoiab ja haldab, et oli riiklik maksustatistika ühelt poolt ja teiselt poolt Eesti tööjõu uuring, mis on, kas tööjõu uuringus oli 2000 või? Või isegi rohkem, aga ja peale selle olid nad koondatud erinevate aastate peale, seal oli, igal juhul on see üle Eesti kindlasti üldistatav ja täpselt samade andmete pealt tehakse riiklikku statistikat. Kas ja kuidas te arvestasite kvalifikatsiooni arvestasime küll ja tema läheb üheks nendest teguritest, mis selgitab siis seda palgalõhet ja täiesti selge on see, et kui naistel on kõrgem haridus, siis nad teenivad kõrgemat palka, täpselt sama kehtib muidugi ka meeste kohta. Ja see selles mõttes väga suurt leevendus palgalõhele üle Eesti ei paku. Konkreetsele inimesele on see väga oluline leevendus, kui tal on kõrgem haridustase, konkreetne kvalifikatsioon, siis ta saab kõrgemat palka, nii et seal on jah, niisugused. Siim tahtis enam kommenteerida. Ma olen sellist võib-olla ka sellist mõtet, et ma olen ühelt poolt Mareku nõus, et Eestis on pigem selline struktuurne tööjõud, kus ühelt poolt nagu on töövõtjaid, kelle ukse taga käivad tööandjad ja mõnedes sektorites on vastupidi, et ikkagi järjekorrad nagu püsivad. Ja veel üks mõte selle kohta, et kuidagi noored tehakse, et millised võiks olla palgatasemed nagu erialati või et see on minu meelest hästi keeruline, sest kooli astumise hetkel võib olla üks seis ja kui 3-4 aasta pärast lõpetatakse võib-olla teine seis ja arvestades seda, et Eesti on selline suhteliselt avatud majandusega ja avatud riik, kui ma mõtlen selle peale, et mis toimus siin kriisi ajal, et kui kiiresti mingid sektorid kokku kukkusid, et kui kiiresti kukkus kokku ehitussektor ja tööstussektor, et mingi ime läbi nad küll nagu said uuesti jalgadele, aga ma mõtlen, et kui noor nagu läheks nagu ehituskooli, isegi kui see kestab nagu 3 aastat ja siis selle lõpetab ja kui ehitussektor on nagu maas, siis tegelikult tema palganumber on tõenäoliselt nagu poole madalam. Ma räägin küll kõhutunde pealt, aga minu meelest on see esimene buum või niisugune, see oli mingisugune periood, kus noortel olid nagu väga suured ootused palga osas. Ja mul on nagu kõhutunne ja kui ma vaatan oma noori, keda ma enda ümber näen ja tunnen, siis minu meelest on nende praegused ootused läinud palju realistlikumaks ja see on jällegi nüanss, mis on tulnud läbi ajakirjanduse, kuna sellest samast ebarealistlikust palgaootusest ja üldse palgatasemetest on tegelikult päris palju kirjutatud ja noored, kes hakkavad valima ameteid ja nii edasi, eriti ülikooli järgselt. Sest ülikooli minnakse või ütleme, kui ma räägin ülikooli, kutsekoolidest ma nii palju ei tea, et siis nad ikkagi lähevad õppima seda, mis neid huvitab kõigepealt. Et sealt nad nii väga palganumbrit veel ei vaata, aga kui nad hakkavad hiljem ameteid valima, siis on neil küll juba tegelikult ettekujutus palgatasemetest täiesti olemas. Toon sina lihtsalt ühe isikliku näite, et vanem vend
tahtis saada muusikuks lapsest peale ja siis vanemad ütlesid talle, et ei, muusiku amet ei ole hea, et sa ikkagi lähed majandust õppima ja sai pankuriks. Aga nüüd käib ise vabatahtlikult orkestris, istub maha, et ma tahan ka mängida, segab teisi mängida. Jah, palun. Teen ühe täienduse, et see noorte temaatika sissetoomine on minu arust hästi oluline nii-öelda tahk sellest kõigest. Et me näiteks viime enne D5 nii-öelda virtuaalselt ja D5 ajal siis nii-öelda füüsiliselt siis küsitlust läbi, mis on siis noortele suunatud selline infomess. Ja siis seal me oleme ka näinud, et täpselt sama sooline palgalõhe on tegelikult juba täiesti näha nii-öelda noorte inimeste seas. Me küsime, mis on teie palgaootus. Me isegi ei eelda, et nad nüüd homme tööle lähevad, vaid me küsime, mis on su palgaootus, et kui sa oleks osaajaga nõus töötama või täiskohaga, eks. See on erinevad inimesed, osad võib-olla kavatsevadki tööle minna mõne aja pärast, osad juba töötavad ja selles mõttes seal ongi tegelikult see palgalõhe näha, ehk et tegemist on väga tugevalt sellise ühiskondliku hoiakuga, mis on kuskil sügaval sees. Ja see on minu arust põhiprobleem. Teen ühe märkuse, palgalõhe on meil täpselt sama, nagu ta oli nõukogude perioodil, see 30%, et sellele mitte midagi muuta. Siis on ikkagi see 61. aastast see näer asja kohal. Aga ei, tegelikult on olnud, oli palgalõhe vähenes kuni umbes aastani 2008 ja pärast seda on püsinud stabiilselt. Et enne seda ta oli suurem, siis ta vähenes natukene. See raputas paljudes paika ja pärast seda ta on püsinud stabiilselt. Ja ma tahtsin vahelduseks nõus ka olla, et tõesti see meeste ja naiste palgaootuste lõhe, et seda on Statistikaamet oma tööjõu-uuringuga ka nii-öelda kinnitanud, et üldiselt on nii-öelda meeste ja naiste ootused sellele palgale ongi erinevad, välja arvatud siis teatud vanusegruppe, see oli vist 20–24, kus see naiste ootus oli pisut kõrgem meeste omast. Aga ütleme sellest vanusegrupist jälle edasi 25–29, seda peetakse, eks ole, ma ei tea, pereloome nagu ajaks ja see on see, kus nagu millegipärast nagu tekib tunne, et ma kuidagi maksan tööturul nagu vähem, eks ju. Ja see minu meelest nagu lingib hoopis nagu muude asjadega, mitte sellepärast, et nagu su kvalifikatsioon väheneks või sa maksaks vähem, vaid sellepärast, et sul on võib-olla puudu mingisugused väga praktilised lahendused selleks, et sa saaksid nagu tunneksid, et sa saad tööturul nagu võrdväärselt osaleda, eks ju. Selle asja nimi on võrgustik. Selle nimi võib olla võrgustik, selle nimi võivad olla ka nagu piisavalt, ma ei tea, riiklike või kohalike omavalitsuste lasteaiakohti, mingid hoiuvõimalusi, see ka, eks ju, et ainult võrgustikust ei piisa. Et riik ja ma vahepeal sorisin oma mälus ja mälusopist leidsin üles selle, et me oleme võimelised praegu palgalõhest seletama niisuguste objektiivsete mõõdetavate, selles mõttes mõõdetavate teguritega umbes kolmandiku ja kui me paneme sinna juurde nüüd selle, mis on palgaootus, siis ma loodan, et ma ei eksi nüüd väga, aga see selgitas minu meelest juurde umbes 10% või natukene rohkem, 10–13% oli see täiendus siis sellest, kui palju küsitakse, kui palju see lisab sellele, et me oleme ikkagi nagu selles mõttes alla poole. Ja tegelikult sellest ülejäänust see stereotüüp või mis stereotüüp ise on, eks ole, samamoodi üks osa sellest, miks keegi kui palju palka küsib, et see on suhteliselt masendav ja suhteliselt suur, et üks kõige lihtsam küsimus ja hästi üldine, hästi palju küsitakse, käib kõikidest uuringutest läbi, hea on võrrelda, on küsimus, kas mees peaks olema pere peamine toitja. Ja tegelikult on huvitav, et see, et ei ole sisuliselt vahet, kes vastavad sellele küsimusele mehed või naised. Rahvuslikult on küll rahvuste vahel on väga suur vahe, aga kui nii eestikeelsed mehed kui naised, kolmandik neist ütleb, et muidugi mehed peavad olema pere peamine. Kolmandik, ma üldistan, võtan praegu need rühmad kokku, kolmandik, aga ma ei ütleks, et see on ainult kolmandik ütleb, et mees ei peaks olema sedapidi, ainult kolmandik ei ole selle väitega nõus. Aga mis ma tahan öelda on see, et seal ei ole tegelikult soolist erinevust, et mehed, naised näevad seda täitsa ühtemoodi. Ja see on täiesti jõudne, teate, mis selles videos, mis siin näidati, mis oli kõige hirmsam, ma ei salli neid videosid, ma ei talu neid videosid, ma pean välja jooksma. Aga kõige õudsam koht selle minu jaoks on see, kui see kogenud töötaja, kui ta hakkab naerma.
see kõige õudsem koht selles mõttes, see on ühesõnaga, see on norm. See on tema, ta on sellega leppinud, ta on sellega, see on tema jaoks nagu argipäev ja et kuidagi teistmoodi ta olukorda ei kujutagi ette. Ja seda ei tohiks olla. Ja noh, see nüüd jällegi, et kuidas kui me mõtleks nagu edasi, et kuidas me saaksime sellest lahti, siis me peame, eks ole, sealt samast lasteaiast alates midagi väga teistmoodi inimestele tahaks ühe momendi siia tagasi tulla, et kuna alguses me rääkisime sellest, et kui me võtaksime oma statistika, siis meil oleks see palgalõhe väiksem, eks ole. Et minu küsimus ongi nüüd see, et kas me peame valima väiksemaid numbreid, kui meil Euroopa number on tegelikult võrreldav teiste Euroopa riikidega. Me saame ta kõrgem, me saame siukse kõva nagu häirekella. Jah, ma olen nõus, et seda tuleb nagu puhastada selleks, et aru saada, mida teha tuleb, aga noh, see ei ole selline vabandatavuse moment. Me selgitasime selle niimoodi ära, vabandus, see vabandus, see on 10 vabandust ja jõudsime järeldusele, et on 5. Päeva lõpuks on populatsioonide vahe. Meespopulatsioon, naispopulatsioon, need peavad olema enam-vähem ju. Teoreetselt peaksid need olema samas. Miks me ei saa võtta, tähendab seda, või miks me peaksime selle koha peal oma statistika on see, et me teame väga täpselt, mida eurostatistika jätab arvesse võtmata, sellepärast. Nüüd, noh, aga kindlasti mitte sellepärast, et ta on väiksem, see on lihtsalt meie jaoks võib-olla lihtsalt tore, aga mida ta näitab on see, et nendes sektorites, mis me välja jätame, on järelikult palgalõhe veel suurem. Et sest, et noh, et see on see vähendavus, aga siin oskab selle Eurostati ja nii-öelda selle meie numbri, tegelikult on mõlemad meie numbrid on lihtsalt, et ühel puhul on tehtud nagu väike selline ärakraapimine, et lihtsalt mingid sellised tasemed on ära võetud. Aga tahtsin tulla just nende samade ühiskondlike hoiakute juurde, et see 2/3, et kes arvavad, et mehed võiksid ja peaks olema pooled. Mingi osa ei oma seisukohta. Sellist küsimust etus ei ole. Ja kui see küsimus näiteks sisse panna, siis ma arvan, et see võiks nagu hästi palju sellest ära selgitada, palgalõhest äkki. No see küsimus on soolise ja võrdõiguslikkuse monitooringus olnud sees, Marju täpsustab, ma ei tea mitu korda või mitu aastat, eks ju, et noh, see on samamoodi esindusliku valimiga nii-öelda hoiakute uuring ja noh, seal on see küsimus sees olnud, eks ju, nagu aastaid. Euroopa sotsiaalvõrdõigus ka meil on see aastate jooksul. No aga kas see küsimus lõpuks on selles, et paar protsendipunkti siia, sinna, eks, ma ei ütle, et see ei ole statistiliselt oluline, jah on küll, eks, ja mis suunas me liigume, aga me näeme, et üldplaanis me ei olegi nagu, me oleme enam paigalt ammunud. Küsimus on pigem selles, et mida me siis saame praeguses olukorras ära teha, et meil ei ole mõtet suuresti hüpata, et kui aastaga on siis 1% võrra langenud või midagi nagu minimaalselt muutunud, et kas me ühiskonnas oleme midagi oluliselt teistmoodi teinud, kui me ei ole teinud, siis meil ei ole oodata ka erinevaid tulemusi tegelikult. Aitäh, ma lisan veel juurde sellise sidusteema sel juhul, et kui on inimesed, kes töötavad ju võlaõiguslike lepingutega, kerke on öelda, et me neid ei uuri, eks ole, aga tegelikult elu ju näitab, kui suur osa tegelikult tänapäeval töötavad ju võlaõiguslike lepingutega. Ja sinna juurde kuuluvad ka need inimesed, kes on siis, eks ole, ju puudega inimesed ja vähemalt väiksema töövõimega. Nüüd tegelikult neid võimalusi on niivõrd palju ja neid auke tegelikult, mis on vaja meid siduda, on niivõrd palju, kusjuures näiteks Töötukassa ei saa ju sel juhul oma toetusi anda ei riigiametnikele, ei riigiasutustele ega ka samal ajal, eks ole, ka neile, kus sa kui lähed tööle võlaõigusliku lepinguga, eks ole. Mõtleme neid asju ikka süsteemis. Ma ei tahaks kuidagi moodi olla nõus alati sellega, et me võtame aluseks ühe mingisuguse parameetri ja siis me jääme sinna kinni. Me peame nägema oma seda arengut sellest, kuidas praegusel juhul siin ja praegu ka selles võtmes, et kui meil on olemas täiendavad teemad, täiendavad küsimused, arutame ka need läbi. Samal ajal muidu me hiljaks jälle. Aitäh. Sellega ma olen nõus, et me väga palju tegeleme selle nii-öelda palju siis on 600 000 töötajaga, 100 000 on tegelikult pildilt maas, on see prekaaria. Ma ei tea, ma küsin nüüd, kas Statistikaametil on võimekust uurida ka seda veidrate töösuhete alalt, sest väidetavalt on seal rohkem naisi kui mehi. Nendes ajutistes töölepingutes või mis iganes muud. Töölepingud üldiselt välja tuua küll midagi jah, uuringute järgi. Aga ma olen ise nagu mõelnud selle peale, et see palk on tõesti ainult üks selline näite, kuidas nagu indikaator, et
et tegelikult on ju olemas ka igasugused muud sellised tasuvahendid, dividendid näiteks nii edasi, et mul on see kahtlane tunne, et kui neid kõik arvesse võtta, siis see palgalõhe läheb veel, noh, ütleme see lõhe nagu, kui me räägime seda tasust, läheb veel suuremaks. Kõik läheb halvemaks. Ja selles küll on. Ega see ongi kokkuleppeline indikaator ju. See on kokkuleppeline jah, millest peab nagu lähtuma selles mõttes. Palun. Jah, aitäh, väga sisukas diskussioon. Ei olegi ammu nii sisukat diskussiooni üritusel kohal. Aga mina tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et võib-olla ongi see, millega Katri alustas oma vestlust, on see, et see teema nagu ei taha enam uudiste künnist ületada, et kõik on nagu teavitatud. Aga mina tahaks just laiendada seda teemat, et me räägime soolisest palgalõhest, aga kui me vaatame tööturgu, siis need lõhed jooksevad palkade osas ka teisi liinipide pidi, et vanuse järgi, rahvuse järgi, emakeele järgi, nahavärvi järgi, et noh, et kui ma võtan ettevõtte, kus mul on näiteks 100 meest töötajat, siis palgalõhe on automaatselt 0, sest naist ei ole ja kõik oleks nagu korras, aga see ei tähenda, et seal ettevõttes ei makstakse meestele, kes teevad samaväärset tööd õigest palka. Et noh, et seda lõhede teemat on nüüd hea nagu laiendada, et kui sooline palgalõhe on kõigil nagu teadvustatud, et siis võib ka tuua kõrvale teisi tunnuseid. Tahan siia lisada selle, et ühes uhkes ettevõttes, ma ei hakka nime nimetama, ma olen kunagi nimetanud Eesti Päevalehti, siin on pärast selle Eesti Päevalehe käes sugeda, et miks sa oled. Ma siis ei nimeta firma nime, aga tõesti oli siis see, et tööperede lõikas on välja toodud siis need nii-öelda palgavahemikud ja see palgavahemik ei ole mitte vähem kui 2 korda, mõne juhul 3 korda. Ehk siis tegelikult on see, et kas see oli nüüd sooline palgalõhe või oli mingi muu palgalõhe, sama tööpere raames 2-3 korda vahet. Et see viib meid tegelikult igasuguste muude teemadeni, et noh, me oleme siia kirjutanud sellise punkti, et kui neid ettepanekuid rakendada, siis paljud neist aitavad näiteks ka rahvusliku palgalõhe vastu. Me teame, et naissoost, ütleme vene rahvusest naistöötaja ja siis Eesti rahvusest meestöötaja, see vahe on ikkagi kolossaalne. Nii, aga ma lihtsalt tahangi öelda, et just hiljuti võtsime seda laadi andmed kokku ja meie kodulehelt leiab aruande, kus on ka tööinfo ja muude eluvaldkondade osas samamoodi võetud need ebavõrdsused kokku nii rahvuste, vanuste kui muude tunnuste järgi. Ma lisaks veel mõttena selle, et noh, kus see nii-öelda arutelu siis alguses sai ka või noh, nii-öelda esimesed mõtted, mis siin olid, et ei ületa uudiskünnist see fakt, et palgalõhe on see või see protsent. Et võib-olla me lihtsalt oleme jõudnud sinna, et kui kõik ütlevad, et vaadake, Tallinna tänavates on augud, eks, et siis ta ei ületagi uudiskünnist, sul on vaja öelda, et mis me teeme Tallinna tänavatega selleks, et see ületaks uudiskünnise. Ehk et ja võib-olla siin nagu see, et öelda, et okei, ja siis veel on meil seal Endla tänaval on auk ja siis seal tänaval, et noh, see on nagu tore teada, iseenesest see nagu laiendab seda spektrit, et kus on probleemid, aga tegelikult küsimus on selles, et mida me teeme nende probleemidega. Kui me vaatame üldisemalt meedia arengut näiteks praegu, siis ka peavoolu meedia kõrvale ju tulevad erinevad kanalid, kus siis tegelikult mida tehakse, käsitletakse teemasid natukene sügavamalt. Ehk et peavoolu meedias on keeruline sellist väga sisukat debatti pidada, kui see ei ole just sellises vormis, kus erinevad spetsialistid on omavahel koos ja arutavad asju. Ehk et minu ettepanek ongi pigem siis võtta see teema ja püüda siis anda sinna selliseid erinevaid, ma ei tea, mõtteid, et kuidas seda lahendada, midagi nagu anda meediale ette, et vähemasti juhtida selle debati suunas, mitte nii-öelda faktide kajastamise suunas. Facebookis tegelikult on üks leht olemas, et see Virginia Woolf ega võta kedagi on niisugune olemas ja on teisi veel, aga ma teistes ei ole, pange mind sinna teistesse ka, ma tahaks olla kursis, aga palun küsimuse. Võib provotseerida? Jaa. Palgalõhe on, palgalõhe jääb ja minu meelest täiesti põhjendatud. Ei saagi seda muuta. Vaatame seda naisterahvast. Eriti, kui tal on juba perekond, kui tal on lapsed. Vaatame niisugust keskealist naisterahvast. Ühel pool tal on lapsed, kes ei ole veel, ei saa endaga hakkama. Teisel pool on võib-olla vanemad, kes enam ei saa endaga hakkama. Ja siis on võib-olla veel keegi, kes on töövõimetu, mingisugused protsessid on. Ja see naisterahvas seal keskel,
kui te nüüd arvate, et tema nüüd läheb nüüd tööandja käest nõudma kõrgemat palka ja siis ta kulutab aega, et ennast niimoodi oma erialaselt täiendada ja tööle pühenduda. No mina küll kahtlen, kas teie ei kahtle ja ongi sellest, ei muutu enne midagi, kui meie ühte kindlat reeglit, et naine on see, mees peaks nagu raha tooma, et seda me ei suuda seda stereotüüpi nagu murda, aga naine on ju see, kes tegelikult meie seda, ma julgeks ütelda, ühiskonda üleval peab või saan ma asjadest täiesti. Aga miks mees ei või samu asju teha? Mul on küsimus tegelikult siit, ma aretan sellest küsimusest välja nüüd, ütleme kõikidele panelistidele siin ühe küsimuse. Situatsioonis, kus meil 50% inimest arvab, et mees peab tooma toidu, võib-olla küsitlus, et kellel on suurem hoolduskohustus, võib-olla tuleb samasugune näide, eks tuleb ka 50, eks ju. Ja me teame seda, et naised küsivad teadlikult nagu vähem kohe algustajaks. Ma küsin, et kui me palgad avalikustame ja teeme ka informatsiooni kättesaadavaks, kui palju on õige palk, mis on teie prognoos, kas naised tegelikult seda realiseerivad või realiseerivad? Kas me selles mõttes, me jõuame selle sama küsimusena tagasi, millest meil oli see väitlus, esimene väitlus, kas me alustame õigest otsast, või me peame tõesti tegelema nende kultuuriliste asjadega ikka tunduvalt eespool? Ma võin kohe alustada ja, et tähendab see, mis mulle selle väitluse juures meeldis, et ühtepidi, vabandust, ma kontrollin nime, Sten Andreas tõi minu meelest väga ilusti välja selle, et palgalõhe avalikustamine ei ole piisav, ei ole kindlasti, ei saa olla ainukene. Aga mulle nagu selles mõttes meeldis selline seisukoht teiselt poolt sinna vastu, et nad kuskilt peab alustama. Ja kindlasti ei ole see avalikustamine ei ole võluvits. Ja seda ei tohigi nii võtta, aga see võib olla esimene samm ja sealt hakkavad minu pärast nii nagu see sama palgalõhe välja selgitamine oli väga hea ja oluline esimene samm selleks, et meil oleks seda laadi debatid üldse, et me oleksime teadlikud, et meil on selline probleem ja see oli nagu suurepärane samm. Nüüd tulebki, eks ole, olemegi jõudnud otsaga sinna, et arutame, mis siis edasi teha. Ja see avalikustamine, palkade avalikustamine jällegi nagu Ülle-Marik enne ütles, et see on juba nõutud vähemalt osaliselt, eks ole, või riigiasutused võiksid seda teha ja siit saab edasi minna, aga see kindlasti ei ole piisav, see ei lahenda probleemi ja paljud asjad on sügavuti, need samad stereotüüpsed asjad. Neid me ei lahenda või ei lahenda senikaua, kuni meil seda stereotüüpi nii ühiskonnas laiemalt kui ka näiteks koolides, hariduses kitsamalt järjest nagu taastoodetakse ja mujal ka need samad kultuurilised kogukonnad, mis meil on, mis siis mõned taastoodavad seda, mõned mitte ja kuidas keegi alal hoiab. Et see on kompleksne, aga see avalikustamine võib olla kõige lihtsam esimene samm, et kõige konkreetsem asi, millest saab edasi minna. See on eelduseks, et üldse edasi. Ei, ta eelduseks vast ei ole, aga üks võimalus, kindlasti üks võimalus. Ma võtaks hästi lühidalt kaks sellist nägemust või kuidas mina asja näen. Esiteks, ma arvan, et see on samm edasi, kindlasti see on samm õiges suunas. Teiseks, ma arvan, et see ei ole lahendus kõigile küsimustele, ma arvan, et siis me oleme jõudnud lahenduseni, kui see sama video pannakse näiteks mingi X aja pärast käima ja seal kohas, kus tuleb sisse see naine, vanem naine ja naerab ja kui me kaasa ei naera, mis tegelikult näitab seda, et me suhestume selle teemaga ja see tekitab ka meile sellist nagu nalja, et jah, me lihtsalt teame, et ühiskonnas ongi nii, et see on nagu see, mis iganes põhjus, emotsioon seda naeru tekitab. See tähendab, et me suhestume, me teame, et see probleem on olemas mingil tasandil. Ja kui me seal kohas enam ei naera, siis ma arvan, et me oleme väga kaugele juba jõudnud. Mis puudutab kultuuri muutmist, nagu seal esimeses väitluses välja tuli, et see on ka nagu tore, aga see on niivõrd abstraktne. Et sellist teadlikkuse tõstmist, hoiakute muutmist, seda tuleb teha, seda on tehtud.
ma ei tea, nüüd juba ma ei tea, aastakümneid, eks ju, aga see on aeglane, see on tegelikult kulukas ja seda tuleb teha, aga paralleelselt muude asjadega. Ja kui sa küsid, et kas palkade avalikustamine tekitaks olukorra, kus siis naised julgevad rohkem küsida või vähemalt neil tekib mingisugune nagu põhjendatud ootus rohkem küsida, siis mina küll arvaks, et see võiks seda teha. Ja lisaks on nii-öelda see soorollide teema ju ka, et kui me näiteks palga läbirääkimistest räägime, siis tegelikult see on üsna agressiivne läbirääkimiste liik, eks ju. Et sa ei lähe sinna ja ei ütle kõige peale jah, vaid sa ikkagi nagu suhteliselt agressiivselt ju räägid läbi ja et neid oskusi võib-olla peab ka nagu rohkem siis kuidagi õpetama või julgustama või soodustama, et siis naised oskaks ka rääkida, aga ma ei tahaks nagu nii-öelda seda probleemi taandada nagu naiste tasemele, eks ju, et see probleemi põhjus on see, et naised ei küsi. Et see ei ole see, aga et see on üks osa. Võib-olla nad ei tea ikka, et küsite ka. Tunnistan üles, et ma ka naersin selle peale. Ma ka naersin. Ma ei ole nõus sellega, et ma ütlesin juhest või tead, minu meelest on see päris hea oskus niimoodi naerda selliste ühiskonna valupunktide üle, et kui seda ei tehta, siis on nagu halvasti. Ja, aga sealt me jõuamegi, et see on valupunkt. Ja sellepärast me tegelikult naersime. Me ei naernud sellepärast, et mis iganes muu põhjuseks. No kus sa tead, kes mille pärast naeris? Ei, seda küll. Ega me võime mingi küsitluse teha, aga mõte tervikuna. Mõte tervikuna. Sealt pärast kuuleb, aga mis puudutab nagu palganumbrite avalikustamist, ma ei tea, kui palju selle kohta on nagu selliseid mõjuanalüüse või mingid uuringud, kas või teist riikidest tehtud, et siin võib igasuguseid asju juhtida, kui oletagem, et kõik palgad on nagu avalikud, siis mina näiteks ei välistaks, et palgalõhe hoopis suureneb, sest ütleme, et kui hakkab nagu toimima mingi selline mehhanism, kus ütleme naised nagu täiesti automaatselt valivadki nagu väiksema nii-öelda palgatasemega pakkumised. Ütleme, kui säilivad kõik need muud asjad, nagu Eestis on, ütleme, et siin pere ja tööelu ühitamisega seisukohavad naised jäävad pigem nagu laste koju ja kui lapsed jäävad haigeks ja ka siis koju, et kui see palk on nagu selline väärtusmõõte, siis nagu naised ka kohe alguses kohe valivad nii-öelda selle madalama mõõdu. Et selles mõttes ma nagu ei ole kindel, kas see palkade avalikustamine nagu palgalõhet üldse mõjutab, nagu vähendab. Palun. Ma olen Merimaa ja mina olen endine kohtunik Tallinna Ülikooli õppejõud. Ja ma käisin kuskil Jüti 7 aastat Euroopa Töökohtute kongressil Eesti kohtunike esindajana ja jäin mõtlema pikalt. Kogu aeg meil oli väga palju teemasid võrdsest kohtlemisest, kas töösuhetes, rahvuse, vanus, soolisuse põhjal. Ja ma olen pikalt mõelnud, et mis see on, et Euroopa Komisjon ju aastaid on välja toonud, kui suur palgavahe Eestis on, et miks me sellega tõsiselt ei tegeleks ju. Uuringud on aga edasi, et mis siis edasi saab. Ja tegelikult ma näen küll probleemi, et tuleks ikka avalikustada, miks. Ega kohtus, kui te vaatate kohtus, kui palju te näete neid kesse, kus inimesed on tulnud selle tõttu kohtusse, et neile palka vähem makstakse. Mina isiklikult ühtegi ei oska nimetada, et Eestis oleks. Ja ta ei saagi seda tuua, sest ta ei tea eks ju, kui palju Jüri või Jaan saab palka Eestis. Ja see on üks probleem. Teine probleem stereotüüpidest. Ma arvan, et Eestis on väga palju neid stereotüüpe ka muutunud. Kui me vaatame noori papasid, kui palju nad tegelevad, eks ole, oma lastega, siis minu põlvkonna ajal küll mees ei läinud käruga seal tänaval, eks. Et lapsed, mehed jäävad koju küll ja palju asju annab muuta. Teine asi, ma näen, et ka riik peaks rohkem midagi tegema. Ma mõtlesin Virumaa peale, kui te rääkisite, eks ole, mida see naine läheb küsima, kui tal üldse tööd ei ole. Ta on õnnelik, kui talle natukenegi vaadatakse. Et ka nende töökohtade loomisega nendega tuleb palju tõsisemad ja palju rohkem tegeleda. Jaa, palun, sina, Reet lubas palju kaasa rääkida, ei ole väga palju rääkida. Vastavalt diskussiooni järjele tahan ma ikkagi
ka kinnitada, et avalikustamine ja eriti näiteks need samade töökuulutustes palgakasvu alammäära või palgavahemiku avalikustamine on ikkagi väga oluline, et nii mehel kui naisel on see tähtis teada, naistel kindlasti, kui heidetakse ette, et naine ei küsita, lihtsalt sageli ei tea küsida seda palka. Ja isegi see palgad.ee, mis on väga tänuväärne algatus, ega sedagi paljud ju veel ei tea vaadata, et mingisuguse teadmise saaks. Eesti ettevõtlikud naised on siin praegu läbi viimas alles küsitlust. Kas teil on väike kommentaar selle kohta, et kuidas see palkade avalikustamisega, midagi küsite? Mina olen Pilti Tabari Estoniast ja meie tegime küsitluse seoses Tilliga tillita kampaania osas. Ja seal siis küsisime küsijate käest, et kas palgavahemikut avalikustab või mitte. Ja praegu on nagu vastavalt 34 inimest. Et see nagu on veel, ei ole veel lõpetatud küsitlus, aga sellest pooled siis arvavad küll, et avalikustada. Mina tulen nüüd lõpetuseks nüüd võtame ühe küsimus veel ja siis hakkame koomandama. Et eelmisel aastal tegelikult viidi läbi küsitlus uuring tööandjate seas soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest. Ja seal oli tegelikult nagu küsimus, et kuidas teie ettevõttes üldiselt on, et kas see tööle tulijal on üldse võimalus palkade üle läbi rääkida. Ja tegelikult see, et kui me siin nagu tõstatame diskussiooni, et naised ei küsi, et tegelikult see ei ole üldse palju selleks mingi teema, et seal oli inimest, kes 40% ametikohti, kus palgad on läbi räägitud. Võib-olla eksin, praegu eksin, ärge tsiteerige, pean kontrollima. Aga igatahes paljudel ametikohtadel on palk ikkagi tööandja poolt määratud. Kas ta on siis kuulutuselt välja kirjutatud või mitte, aga kui inimene tuleb sinna kabinetti rääkima, siis ta öeldakse, et palk on selline. See pannakse seda fakti, et juhtivatel positsioonidel on võimalus hakata siis nagu arendama läbirääkimisi, aga enamus töökohtadel tegelikult seda võimalust ei ole. See on väga oluline, Ülle-Marike. Jah, ma tahan öelda, et just täpselt seesama küsimus, et ma väga loodan, kuna koalitsioonilepingus oli sees, et Tööinspektsioon saab õiguse kontrollida palga määramist seal tööandja poolt. Et siis, kui see nüüd läbi läheb ja see norm nagu kehtima hakkab, et siis võib-olla midagi paraneb. Aga teine kommentaar on selle kohta, et Euroopa Liit ja on niisugune kole ja paha ja kaugel, et ma arvan, et need rahvusvahelised võrdlused aitavad meil väga esitada neid õigeid küsimusi, et miks tööturu segregatsioon on täpselt samasugune kõikides Põhjamaades kui meil, miks siis seal ei ole palgalõhe nii suur. Et me võime siin muidugi minna selleks, et sisepoliitikat teha teadmispõhiselt väga põhjalikult andmeanalüüsiga, aga ma arvan, et need rahvusvahelised uuringud ja rahvusvaheline pidev jälgimine suunab nendele küsima õiged asju. Tahtsime kutsuda sellesse vestlusringi ka töö- ja tervishoiuministri, õigemini kutsusime, aga siis vestlusringi ta kuidagi ei jõua, aga siis me avastasime täna selle klipi, mis tänase päeva puhul tema nagu sõnum on, et vaatame, kas me saame selle kätte. Et nii kaua, kui me seda otsime, ma esitan selle küsimuse, et jällegi selles samas debatist alguses tuli või väitlusest tuli esile see, et kuhu me peaksime oma selle teraviku suunama. Et tõepoolest enam ainult rääkimisest ei piisa, probleem on avalikustatud, nüüd on küsimus reaalsetest meetmetest. Ta on tehtud igasugused pehmeid, eks ju, tegevusi siin ja seal, aga sellised kõvad, tugevad riiklikud meetmed on tegelikult tänasest rakendamata. Et kas te arvate, et see palga avalikustamine on siis see kõige esimene asi, mida riik peaks hetkel tegema ja milline on see vorm, on see statistiline, on see palgaauditi ja rühmade avalikustamine, on see isikliku palga avalikustamine. Et küsin teie käest, kuhu panna fookus, et saada tegelik läbimure? Kui mina peaks mõtlema, siis ma selle palga avalikustamise osas ma näen siin plusse ja miinuseid, et ma ei ole lõplik otsus, kas see oleks selline läbimurdeline asi. Aga eks ma ei tea, ma tegelikult alustaks sellest, et kui palju saab üldse riik teha ära või et kui palju mingisugused poliitikad või seadusaktid reaalselt inimeste hoiakud muudavad, et mõnikord võivad ka seda vastupidi teha,
midagi nagu liiga palju peale tõstetakse, siis inimesed lähevad kuidagi teistmoodi prammida. Surmanuhtluse kaotamine midagi võib-olla ühiskonnas meiksena võib toimuda. Palun, Katri. Mina arvan, et see teravik tuleb ikkagi panna nüüd selliste tugevamate ja odavamate meetmete peale, et olgu need siis, ma ei tea, tõmbluku nimekirjad kuskil Riigikogu kohalike omavalitsuste nagu valimistel, olgu see siis kas või alustuseks riigiettevõtete nõukogudes soolise suhtarvu kehtestamine või olgu see sama palkade avalikustamine või palgaauditid, et ma arvan, et on aeg tegelikult lisaks teadlikkuse tõstmisele ikkagi suruda nagu tugevamaid meetmeid ka. Mulle hästi meeldib konkreetne jutt ja mul on üks konkreetne mõte, mis võiks aidata olukorda parandada, mis on see, et seesama igas töökuulutuses, sisuliselt töökuulutus tavaliselt ta ei ole video, ta on harva kuskil sellisel kujul, et sa ei saaks sinna infot kirja panna. Ehk et mis iganes on see lõppkanal, kuhu inimesi suunatakse, öelda, et te peate palga avaldama. Kas palgavahemik või palk, ühesõnaga, kuidas see nagu sisuliselt ära teha, on see küsimus, aga see võiks olla konkreetne lahendus selles mõttes, et kui me räägime ikkagi, et võiks ja tore oleks ühiskondlikke hoiakuid muuta, siis küsimus on, et kuidas me neid teeme. Sest praegu, olgem ausad, isegi täna me ei jõudnud konkreetsete lahendusteni. See ei ole lihtne teema, aga meil on vaja midagi konkreetset ära teha, sest et lihtsalt arutades, et okei, see on probleem, mis me teeme, eks. Nii me ei jõua mitte kuhugi. Et see on üks võimalik väljund. No ja kindlasti on sellised pehmed teemad, millega tuleb tegeleda. Aga ma näen seda avalikustamist kui ühte sellist, mitte võluvitsa, aga vahendit ja just ta peab toimima konkreetsetes kanalites, kus see töökuulutus on avaldatud. Ma ei oska öelda, kuidas see seadusandlikult saab ellu viia, aga ma näen, et see võiks olla üks võimalik lahendus. Vahend üksinda siin nagu mingit olulist tulemust ei anna, aga on mitu asja, mida saaks teha. Et ütleme, tõesti ma arvan, et see palkade avalikustamine on üks asi, milleks põhimõtteliselt oldakse valmis või mis on võimalik ilma suurte võitlusteta, ilma suurte pahandusteta nagu ellu viia. Ilma, et tekiks mingi meeletu vastuseis sellele. Mis kujul, ma ei tea, ma arvan, et ta võib olla päris isikupõhine, ei peaks olema, aga see on nagu juba tehnika küsimus. Samas ta kindlasti ei ole nii mõjus meede nagu need samad siis tõmbluku tüüpi valimisnimekirjad või sookvoodid siin või seal. Aga me näeme, et niipea kui nendest teemadest tulevad juttu, millele on selge mõju, siis minnakse turri. Et kui räägitakse, et kehtestame sookvoodid ja siis meie parlamendi spiiker tol hetkel Ene Ergma, eks ole, selles mõttes, et naisterahvas ütleb, et oi, et kvoodid on täiesti vale viis ja mitte mingil juhul, et see hoiak kvootide vastu on väga tugev väga paljudes rühmades ja seda nagu läbi suruda, ellu viia, et sellise mõjuga samme ellu viia, nagu sookvoodid näiteks. Selleks me ei ole millegi pärast valmis. Et see tähendab seda, et meil on nagu vaja minna samm-sammult ja siis tuleb alustada nendest sammudest, milleks me oleme valmis. Vastumõju on väiksem. Kus vastumõju on väiksem, samas samm-sammult tuleb liikuda mõjusamate meetmete suunas, on nad siis kvoodid, on nad midagi muud. Ja pikaajalise efekti saavutame me ikkagi kõikides nendes küsimustes ainult läbi hariduse. Ülle-Marika. Mina tahan öelda seda, et kui me tahame kultuuri või midagi muuta, siis tulebki seda reaalselt nähtavat tegelikkust muuta, selles mõttes on need samad kvoodid ka. Mitte niivõrd, et kedagi sellepärast, et ta kvoodi naine on, ja sellepärast, et näha on, et saavad hakkama või et mehed saavad hakkama ka hariduses. Et selles mõttes olen mina väga ikkagi nagu kummutada see praegune strateegiline soopimedus poliitikute poolt ja võtta siis rääkida sellest soolise ebavõrdsuse vähendamisest, mitte ainult palgalõhest. Ja teine mõte siis selles, et ettevõtted, vähemalt suured, keskmised ja suuremad ettevõtted peaksid ka seadust täitma ja tegema endale mingisugused arengukavad, kus nad siis arvestavad nii värbamisel kui palgamääramisel seda soolist tasakaalu või neid
võrdse kohtlemise põhimõtted, et lihtsalt ei teata. aga haridus muidugi jah, alates sellest, et kuidas lasteaias ameteid tutvustatakse. aga mina tänan selle väga meeldiva vestluse eest, hariva vestluse eest ja uute ideede eest, et kutsun üles tegutsema ka vahepealsel ajal, et aasta pärast jälle üldse. väga meeldiv oleks tulla aastas kokku ja teatada, et need asjad on tehtud. mõni minut siis veel siin just laua taga igal pool, et me saime selle kilpi kätte veel. vist ei saa nii kiiresti. anna andeks, mina pean jooksma ära. aga tahan öelda omalt poolt, et jah, me jätkame nüüd läbirääkimisi siis Töötukassa osas, et seal on ka need palgakuulutused, me oleme juba natukene läbi rääkinud, et kuidas me seda teha saaksime, siis meil on järgmine etapp on läbirääkimised tööandjatega, mida nad valivad nendest valikutest, mis meil siin nüüd laual on olnud, et kuidas edasi minna. ja kahju, et Milvi ikkagi ei jõudnud siia, aga me temaga ennem rääkisime sellest pikemalt, et ta on siis personalijuhtide selle organisatsiooni juhatuse esinaine ja nemad tegelikult personalijuhtide organisatsioonis Pares on selle palkade avalikustamise teema päris korralikult läbi arutanud ja siin on nendel ka praegu see probleem, et noh, kuidas siis tööandjatega saaks kokku leppida nii, et tõesti palka hakatakse avalikustama vähemalt noh, organisatsioonide sees. ja eraldi on mitmed mõtted, et noh, kuidas seda teha siis värbamisel ja värbamisel teatavasti on personalijuhtide käes see esimene samm. nii et tööd on meil siin